Joelil oli sünnipäev ja ta kibeles kingitusi avama. Ta tormas elutuppa ja vaatas ringi, lootes leida suurt kingikuhja. Toas oli palju värvilisi õhupalle ja vanikuid, aga mitte ühtegi kingitust. Palju õnne, õnnitles ema, ulatades Joelile paberilehe. Mis see on? Küsis poiss. Ta vaatas hämmeldunult paberit. See on aardeehai esimene vihje, seletas ema. Kui sa liigud mööda vihjed, leiad lõpuks imelise üllatuse. Joel luges esimest vihjet. Otsi üles suur masin, mis teeb kõik meie riided ilusaks ja puhtaks, luges ta. See on lihtne, teatas Joel ja jooksis pesuruumi. See on kindlasti pesumasin. Joel pidi juba pesumasinasse vaatama, kui ta märkas teist vihjet, mis oli peidetud pesukorvi alla. Selles toas veedad sa terve öö, kuni tõuseb päike, luges Joel. Mida see veel tähendab? Mõtles Joel kukalt kratsides. Ta luges vihjet veel paar korda ja järsku sai ta aru, mis on õige vastus. Ma tean, hüüdis ta ning jooksis kiiresti trepist üles oma tuppa. Joel tuulas oma toas ringi, et järgmist vihjet leida. Ta otsis kõik kohad põhjalikult läbi, aga vihjet polnud kusagil. Ta vaatas voodi alla, lükates eemale mänguasju ja musti sokke. Ta vaatas tolmuste raamatute taha seinariiulil. Siin seda küll pole, kurvastas Joel ja istus voodile. Siis märkas ta kolmandat vihjet, mis turritas välja padja alt. Roni redelist üles ja lase siuhti alla, luges ta. Joel mõtles nii, et ajud ragisesid. Ta pigistas isegi silmad kõvasti kinni, aga pea oli täiesti tühi. Ma ei leia ka oma sünnipäeva üllatust üles, lausus Joel kurvalt. Siis vaatas ta aknast välja ja taipas. Liumägi, hüüatas ta ja kihutas trepist alla. Joel tormas aeda ja ronis redelist üles. Juhuu, hõiskas ta alla liueldes. Liumäe all märkas ta sädelevat kuldset võtit. Võtme külge oli seotud viimane vihje. Joel luges selle endale pominal ette. Aarde leidmiseks pead minema kuuri. Joel sööstis kuuri juurde ja tegi selle ukse kuldse võtmega lahti. Klõks. Kuurist leidis ta kõige lahedama ja läikivama sinise ratta, mida ta eales näinud oli. Ratta külge oli seotud hiigelsuur lehm ja Joel oli kohe valmis proovisõidule minema. See on minu parim sünnipäevakink, rõõmustas ta.